Aitäh! Märt Sults, palun! Aitäh, härra eesistuja! Hea Mailis! Küsin sellise küsimuse, et algatusõmm minu arust on üks suuremaid kihvti asju, töö ja lapsed tänavalt ära ja suvi hõivatud ja kõik nagu kord ja kohus. Mis on selle hind, mida ei taha rahanduskomisjon nagu riigieelarvesse planeerida selleks, et tuhandeid õpilasi suvel õnnelikuks teha ja samal ajal ka ettevõtjaid? Aitäh! Aitäh! Hea küsija, kindlasti täna ei saa ma öelda, et keegi ei tahaks, sest kõik ühiselt arvavad, et see on õige algatus ja ka rahanduskomisjon ütles, et saadame saali, sest nagu ma ütlesin, see ei ole ju seaduseelnõu, see on otsuse eelnõu, millega me tuletame teema meelde ja ütleme valitsusele, et mäletate, meil oli sellest juttu, nüüd on küll uus koosseis, aga et lähme teemaga edasi. Nüüd teine moment on see, et täna ei olegi midagi veel riigieelarvesse planeerida. Meie ettepanek on sotsiaalmaksu vabastus, seda on võimalik umbkaudselt maleva osas planeerida, see on, nagu ma ütlesin, suurusjärk on see 150 000. Kui võtta kõik noored kaasatud, siis tuleb see statistika koos ministeeriumiga põhjalikult läbi analüüsida, ja siis vastavalt sellele teha ka analüüsid, et kas on haigekassale vaja see kompenseerida, mis ulatuses, millised on näiteks sama pensioni osaku puhul, et kas seal ongi tegelikult põhjendatud ootus, kui palju see noor selle ajaga tegelikult reaalselt kogub seda pensioni osa. Et seal on väga palju neid nüansse, et võib-olla meil mingisuguseid muid seaduseid on võimalik täpsustada ja öelda, et näiteks see osakut me hakkame pensioniks koguma alles, mis on ka osades riikides, alles 18 eluaastast või 16 eluaastast. Et enne seda ei peagi tööandja seda maksma. Et siin võivad olla teised lahendused, mis ei too otseselt kaasa kulu riigieelarvele, aga nagu ma ütlesin, mingid konkreetseid samme, sest tööandjad on tegelikult oma ettepanekuid teinud korduvalt ja paljud nendest ei ole kuludega seotud. Osad nendest on ka lihtsalt teatud määruste läbivaatamine, teatud Tööinspektsiooni nõuded, võib-olla siin mõnedel on see väga tuttav ja leierdatud teema, aga näiteks tõid välja piirkondliku eripära, näiteks Ida-Virumaa noorte juhid, kes ütlesid, et üsna keeruline on vastavalt Tööinspektsiooni või ütleme siis meie enda poolt tehtud reeglistikule leida Ida-Virumaal teatud piirkondades noortele tööd, kuna seal on väga palju sektoreid, kus noori ei saa hõivata. Arusaadavalt jälle me kaitseme noorte elu ja tervist, aga kuna väga suur osa nendest ettevõtetest on seotud näiteks keemiatööstuse või mõne muu sellise valdkonnaga, et siis me oleme liiga lihtsustatult öelnud, et need valdkonnad on noortele keelatud. Ja nad tõid välja seal mitmeid selliseid nuansse ja probleeme, mis olid Ida-Virumaa spetsiifilised, aga ma kardan, et sellest väga põhjalikust arutelust me väga palju edasi ei jõudnud. Et tegelikult selliseid samme, mis nüüd kas ühte või teist määrust analüüsiks või läbi vaataks, ega me tegelikult ei teinud. Aitäh!